kui kunagi eurod ei mahu enam korterisse ära, siis tule, ma aitan lugeda. Neljapäev, 28. oktoober ja see, kes siin stuudios karjub on Reket. Tere tulemast. Tere. Selline looduse teema, kõik see on hästi oluline sulle. Inimesed on näinud sind Kadrioru pargis ringi jalutamas, inspiratsiooni kogumas, uut materjali kirjutamas. See ei kellegi maa, sa ei teinud selliseid tervituspakikesi, mitte midagi, olid virtuaalsed tervitused. Keskkond on äärmiselt oluline sulle, kas see on kogu aeg olnud või sa oled viimasel ajal hakanud rohkem selle peale mõtlema? Võib-olla see on selline üleskasvamise või arengu etapiline hetk, kus ma tõesti olen palju veetnud aega, kas näiteks kalal või metsas matkamas ja kogu seda kliimat enda ümber hindama hakanud teistmoodi. Et ma ei vähetähtsusta seda absoluutselt. Aga kas sa päriselt saad ka Kadrioru pargis ringi käia ja mõelda uusid lugusid, et kas fännid ei tüüta sind autogrammide selfidega? Kristjan Hirmu on ainukene vend, kes mind sul töötanud on. No arvata võib. Sa andsid hiljuti Metsakutsule intervjuu, huuligani intervjuu, lugesin seda ka ja seal ütled, et hoidsid 2019 lõviosa täiesti alkovabana. Mis suhe sul alkoholiga üldse on? Tsiteerides Eesti presidenti, siis karsklane ma ei ole. Okei, aga mis olid sellised suuremad muutused, mis sellega siis kaasnesid? Pigem see fookus lihtsalt, et see artisti elu on nagu ta on, eks ju, et sa ei saa kogu aeg kõik asju samamoodi teha ja nädalavahetused on selline tore aeg, kus ütleme, kui tuled sealt kuskilt Võrust kontserdilt, jõuad veerand 6 hommikul Tallinnasse, siis 3 päeva pärast oled seal nagu tagasi nagu ree peal. Ma just ei mõtle isegi alkoholi mõttes, vaid lihtsalt ajaliselt, et vähe und ja nii edasi, et otsustasin endasse investeerida ja seda siis läbi selguse. Ja see meeldis, paljud artistid ju kasutavad just nimelt igasuguseid mõnuaineid, et seda miskit enda seest välja saada, aga sulle see teine versioon mulle sobib see oluliselt rohkem. Ma tahtsin sealt intervjuust veel ühe asja kohta küsida. Huuligan küsis, mis sul veel tegemata on, sa vastasid Liis Lemsalu. Ja see tekitas meedias suurt kõmu ja lisaks sellele Liis saatis sulle samal päeval magusvalus PR-paki ja teil käib selline nunnu flirt, et mis seis Liis Lemsaluga on sul? Ma kuskil 5-6 aastat tagasi kirjutasin ühe salmi ja see on referents sellele, see on Genka ja Pauloja laulust Kõik, et olen elus teinud kõike peale Liis Lemsalu ja ma mõtlesin, et äkki see on siuke tore vimka, mida no kindlasti on, aga ma tahangi teada, et kas seal taga on ikkagi mingi sügavam tähendus? Ei ole mingit sügavamat tähendust, see on lihtsalt 2 professionaali omavaheline pull ja pila. Sul oli soolokarjääris selline väike paus või natukene pikem paus. Sa oled omandanud magistrikraadi. Jaa. Ma alati imetlen inimesi, kas see on lihtsalt soov õppida või mis soov see oli? Absoluutselt, jaa, see on uudishimu, teadmishimu, ka panna ennast situatsiooni, et kuidas ma tutvun uute inimestega, mitte võib-olla läbi professionaalse, vaid kuidas üldse ja teise valdkonna inimestega näiteks, kes on näiteks oma ala professionaalid ja nii edasi, et võib-olla selleks ei pea 2 aastat koolis käima, aga minu suguse introverdi jaoks võib-olla on see nagu parim lahendus. Ja see tudeerimine sai juunis läbi see aasta, ja sellest ka tingitud väike paus, et mul fookus läks õppimisele ja arusaadavatel põhjustel igale poole ei jõua. Mina vähemalt. Mis alal, ütle, sa oled nüüd magistrikraadiga? Kas see oli midagi ärijuhtimisega seotud? Jaa, põhimõtteliselt küll. Finantslahenduste juhtimine oli selle õppekava nimi, et põhimõtteliselt on sul finantsjuhiks õppisin. Mulle väga meeldivad inimesed, kes on nii palju loovad muusikat või üldse loovi isikud, kes oskavad ka teise ajupoolega mõelda väga ilusti. Mul see nii hästi ei tööta, nii et imetlen. Et kui kunagi eurod ei mahu enam korterisse ära, siis tule, ma aitan lugeda.